Teeme paar tasakaaluharjutust, vaatame, kuidas me üldse suuskade peal püsime. Alustuseks võiks üldse proovida, kuidas meil ühe jala peal seismine on. Alguses võid siis keppidega nii-öelda kaasa aidata natukene. Saame suuskadega tuttavaks. Pöörate ringi, teete 360 kraadi. Võtate suusa. Keerate 180 kraadi. Ja nüüd tuled siia. Läks! Hops. Ja teeme pool uisusammu, see tähendab siis seda, et üks suusk on meil jäljest sees ja teisega me siis tõukame nagu Martin Liim või Saski Jalusalu. Ja samas võime ka käed kaasa panna tööle. Tagumine vend hoiab kepides kinni ja nüüd esimene mees peab siit uisusammudega saama selle rakendi liikuma. Võimsussõit, jõusõit! Oh! Läks! Nüüd õpime siis seda kiirust taltsutama, et kui läheb liiga suureks ära, et kuidas me siis selle maa saame pidurdada. Esimene mõte olekski siit samast alla laskuda ja teha sahkpidurdamist, mida te tõenäoliselt kõik juba alateadlikult kasutate. Eks me paneme jalad ette, suuname ninad sisse, sisemise suusakandi peale. Hoog võimalikult suur tuleks ja ise võimalikult vähe peaks enda ressursse kasutama. Siis me peaksime esiteks võtma endale kepid ilusti kaenla alla ja laseme ennast põlvest nii-öelda alla ja üritame ennast põhimõtteliselt nii kokku pakkida, kui vähegi võimalik, et meie tuuletakistus oleks väga väike, et isegi nagu pilk on reeglina suunatud alla suuskade peale.